Tuletan meelde Vanast Testamendist veel ühte salmi, mida kuulsime. Ja issand ise käib su ees, tema on sinuga. Tema ei lahku sinust ega jäta sind maha. Ära karda ega kohku. Et sõbrad, kui interneti piibli leheküljel otsingumootorisse kirjutada sõnad ära karda, siis saame 71 vastust. 71 korral on see sõnaühend, see üleskutse või see soovitus piiblis kirjas. Ja kui kasutame mitmuse varianti, ärge kartke, siis saame veel 51 nõuannet või soovitust mitte karta juurde. Seda on tegelikult palju. Võrdluseks näiteks, et korraldus armasta esineb üksnes 16 korda ja mitmuses 15 korda. Tundub, et hirmuga on inimestel suuremad probleemid kui armastusega. Pühakirja veergudel on peetud vajalikuks ikka rõhutada seda, karta ei ole vaja. Muidugi ühtepidi, hirm on evolutsiooniliselt meile kaasa antud, see käib sellise ellujäämisinstinktiga koos, on paiku, kus on mõistlik põgeneda, on hetki ja olukordi, mida on arukas karta. Aga vist kipub olema nii, et vahel see instinktiivne põgenemise ja hirmu tunne saab võimust üle meie kaine mõistuse ja me kardame ka siis, kui tegelikult see kartmine ei tee meie elu ei paremaks, elamisväärsemaks ega elusamaks. Keegi on öelnud tabavalt, et tegelikult on piiblis 365 korda öeldud ära karda. Ehk igaks meie aastapäevaks. Ülekantud tähenduses siis küll, aga see on pühakirja õpetus. Hirm ei aita, ole julge, ära karda. Need sõnad ja issand ise käib su ees, tema on sinuga, tema ei lahku sinust ega jäta sind maha, ära karda ega kohku. Ütleb Mooses Joosuale, kui ta hakkab oma eluteed lõpetama ja annab siis oma missiooni üle oma õpilasele. Et nüüd on sinu kord minna ja teha seda, mida sa oled näinud mind tegemas, mida me oleme koos teinud. Minu aeg saab otsa, jätka sina siit. Taolistel puhkudel, kui õpetaja õpilasele oma töö üle annab, siis ikka tuleb loomulikuna see küsimus, aga kas mina saan hakkama? Kas mina ka tulen toime? Temal on ju need ja need ja need annid. Tal on selline ja karisma ja taolised kogemused, oskused. Kuidas mina peaksin suutma tema kingadesse astuda? Kas need minu jaoks mitte liiga suured ei ole? Jah, taolistel puhkudel hirm pakub mitu head põhjust, miks mitte võtta vastu see ülesanne. Sa ei saa hakkama sellepärast ja sellepärast ja sellepärast ja sellepärast, ära mitte üritagi. On tehtud uuringuid, mis näitavad, et umbes 40% asjadest, mille pärast me elus muretseme, mitte kunagi ei juhtu, ei saagi juhtuda, võimatu. Aga meie muretseme, mõtleme, et äkki juhtub. 30% neist asjust, mis meid häirivad, on kunagi minevikus juhtunud ja me ikka mõtleme nende peale ja ketrame neis enestes. Need ei saa ka meid mõjutada, need on juba ära olnud, aga ikka me kanname neid enestes. Ja öeldakse, et 12%
nendest asjadest, mille pärast me muretseme, mis meid hirmu tekitav, on seotud teiste vajakajäämistega, teiste poolt tegemata jäetud asjadega. Meie muretsemine ei muuda siin mitte midagi. Me ei saagi seda kuidagi kontrollida. 10% on seotud mingite tõeliste või ka siis ettekujutatud haigustega. Samuti vähe on meil siin midagi mõjutada. Ja vaid 8% nendest asjadest, mille pärast muretseme, on tõenäolised, et nendest saame midagi ise ka mõjutada või midagi muuta. Nii võime öelda, et selline hirm ja suur mure, mis meist seda hirmu tekitab, on omamoodi sellise laenuintresside väljamaksmine enne, kui me seda laenu oleme kätte saanudki. Eks ole, me maksame juba intressi, aga me ei ole tegelikult seda kätte saanud. Ei ole väga arukas tegevus. Kõige ilmekam on siin hirm lendamise ees, lennukiga lendamise ees, siis lennuõnnetus on nimelt 6 kõige suuremast põhjusest, kardetumast surmapõhjusest, mida inimesed välja toovad, et mida nad kardavad lennuõnnetuses hukkuda. Tõenäosus arvutuste järgi peaksid sa 19 000 aastat iga päev järjest lendama, enne kui see tõenäosus sinuni jõuab. Aga kardame. Kui Jeesus saadab välja oma 72 õpilast, saadikut, jüngrit, siis ütleb ta neile, ma läkitan teid kui lambaid huntide sekka. Ehk et sisuliselt loomulikult te pole valmis minema. Loomulikult ei lähe sinna ja ei saa kõigega hakkama, mis teie ees seisab. Loomulikult ei ole see ohutu teekond. Ta saadab nad iseeneste asemel. Öeldakse, et nendesse paikadesse, kuhu ta ise tahaks minna. Aga ta ei ütle, et kuhu te iganes lähete, teil läheb kõik hästi korda. Teid võetakse vastu, seal rõõmustatakse teie tuleku üle ja see õnnestub, mida te seal teete, ei sugugi. Te olete otse kui lambad huntide seas. Jeesus on inimene, kelle kohta võime öelda, et temas on täiuslikult nähtavaks saanud see, kes me inimestena võiksime olla, suhtes kaasinimestega, suhtes loojaga, see harmoonia, mille tema saavutas, see rahu, milleni tema jõudis, peaks olema meie selline eeskuju meie jaoks ja siht, mille poole püüelda. Kui me tema õpilastena siin elus käime tema nimel, siis võime arvestada selle sama kvaliteediga, mille tema oli saavutanud. Ta andis selle edasi, andis selle meile. See on meie jaoks juba olemas, meiega juba kaasas. Aga see ei tähenda, et see maailm on meie jaoks väga lihtne paik. Ikka kohtume olukordadega, milleks me ei ole valmis. Selliste olukordadega, mida me ei tahaks oma ellu. Ikka satume teedele, mida me ei taha käia, me tahaks kuhugi mujale minna. Aga mitte see ei ole see, millega me saame arvestada või millele me peame toetuma, et maailm muutub järsku kuidagi väga heldeks ja kauniks paigaks meie jaoks. Maailm ei muutu, vaid meie saame muutuda. Ja see, millele me toetume, ei ole mitte see, et maailm muutub väga lahkeks paigaks meile ja kõik teed avanevad otse kui iseenesest ja on ainult üks heldus ja rõõm, vaid et me ise muutume säärasel moel, et me ka selle hundikarja keskel võime olla julged. Meie julgus
seisneb milleski muus kui nendes välistes olukordades, mida meile elu pakub. Jeesus ütleb oma jüngritele, et teie võtke kõige olulisem oma sõnum kokku ühte lausesse. Jumala riik on lähedal. Ja see kirjeldab just nimelt seda reaalsust, millega tema õpilased, tema saadikud, nagu meie tänase pühapäeva teema pealkiri ütleb, tohivad arvestada. Jumala riik on siinsamas. Pühakiri teisale ütleb, Jumala riik on teie sees. Jumala valitsus on teie sees. Jumala valitsus on see, kus tema otsustab. Tema valitseb. Nii kuidas tema ütleb, nõnda on. Ehk et elades selles maailmas, me tohime arvestada ühe suurema tegelikkusega meis enestes, kui seda on need välised ja hirmutavad olukorrad. Isegi kui sind ümbritseb hundikari, on sinu sees Jumala riik. Kumb on vägevam, kumb on suurem, kumb on võimsam? Kumb on see, mis võidab? Kas Jumala riik või see väline olukord, millesse sa oled sattunud? Sa ei tea, kuidas ja kas sa saad kõige eelseisvaga hakkama. Aga sinu südames valitseb Jumal, Jumala riik. Kas on põhjust karta? Üks ilmekas kirjakoht, mida tasub endale taolistel hirmutavatel hetkedel meelde tuletada, on 1. Johannese kirjast 4. peatükist 4. salm. Johannes ütleb, see, kes on teis, on suurem sellest, kes on maailmas. See, kes on teis, on suurem sellest, kes on maailmas. Kuidas see võimalik? Maailm on ju nii hoomamatult suur, võimas, nii vähe sellest maailmast tegelikult allub meie kontrollile, meie valitsusele. Aga mis siis? Meie ülesanne ei olegi valitseda maailma, vaid saada kontakt sellega, kes tõeliselt saab valitseda meie hinge, Jumalaga. Teda märgata, temaga kohtuda ja tema valitsusest teadlikuks saada. Kui sa oled Jumala oma, on sinu sees palju rohkem, kui selles maailmas iial saab olla. Kui sa oled tema oma, on sinus palju suurem and, suurem kingitus, suurem väärtus kui ükski maailma võit või kaotus saab olla. Muidugi on maailmas neid olukordi ja meie elus hetki, kus tunneme endid abituina. Vahel tahaks põgeneda, leida mingi teine tee. See kõik on loomulik. Aga kui see juhtub, kui see tuleb, siis meenutame seda sõna. See, kes on sinus, on suurem kui see, kes maailmas. Tema kaitseb sind, tema hoiab sind igal juhul. Sinu elu kese, see kõige tähtsam, on hästi hoitud. Kõik need Piibli 71 ära karda, tulgu siis sulle meelde sellel keerulisel hetkel ühe korraga, et sa saaksid aru, päriselt ka, karta ei ole vaja, kohkuda ei ole vaja, sest Jumal on sinuga. Aamen.